Liibanoni ja Iisraeli vahel toimub midagi enneolematut, mis võib muuta kogu piirkonna nägu. Esimest korda on mõlemad riigid nõustunud tegema koostööd, et lõpetada Hezbollah haare Lõuna-Liibanonis ja tuua lõpuks piirialale rahu. Lähme asja juurde. Tere tulemast tagasi saatesse Jeruusalemm minut siin JNS TV-s. Sel nädalal kuulutati välja järjekordne relvarahu, ma arvan, kui nii võib öelda. Ma arvan, et see on kas kolmas või teine kord, kes suudab enam järge pidada, mitu relvarahu me Iisraeli ja Liibanoni vahel välja kuulutame. Aga seekord ütlesid Iisrael ja Liibanon koos, et nad soovivad kiiresti edendada niinimetatud pilootalade loomist, et järk-järgult suruda terroriorganisatsioon Hezbollah kaugemale põhja poole Litani jõest. Ja siis oli teil kokkulepe, mille vahendas taas Ameerika Ühendriigid. See tuli pärast järjekordset kõneluste vooru, potentsiaalselt ajaloolisi kõnelusi Jeruusalemma ja Beiruti vahel. Lähme nüüd üle Iisraeli suursaadiku juurde USA-s ja Hiel Leideri juurde, et rääkida nendest kõnelustest. Ma arvan, et me saavutasime täna midagi, mis on suhteliselt pretsedenditu. Iisrael sisenes Liibanoni pärast seda, kui Hezbollah otsustas liituda Iraani sõjaga Iisraeli vastu. Ja me surume Hezbollah tagasi. Ja me oleme viinud Liibanoni rahva arusaamiseni, et meie ei ole vaenlane. Vaenlane on Hezbollah. Ja nüüd hakkame koos töötama, et vabastada riik sellest Iraani käsilasest Iisraeli piiril, kes võtab Iisraelilt turvalisuse ja Liibanoni rahvalt vabaduse. Ma arvan, et see ongi saavutus. Nii et Aleksei, pilootalad Hezbollaha põhja poole liigutamine. Kas Liibanoni valitsus tõesti kavatseb täita oma lubadust ja hävitada või nõrgestada Hezbollahad? Selleni, et nad ei kujutaks enam ohtu Iisraeli põhjapiiril, meie ja Liibanoni rahva huvides. No mida te siin näete, on omamoodi Hezbollah koondumine riigi põhjaossa. Kokkulepe tegelikult Iisraeli ja Liibanoni valitsuse vahel, et Hezbollah ei tohiks tegutseda selles, mida me nimetame Litani tsooniks. Piirkonnas Litani jõest lõuna pool, umbes 10–15 miili Iisraeli piirist. Et Hezbollah lahkub sealt selle kokkuleppe osana. Kõik alles jäänud Hezbollah võitlejad Lõuna-Liibanonis saavad väidetavad lühikese ajavahemiku turvaliseks lahkumiseks sellest piirkonnast, enne kui Iisrael avab tule. Mingil hetkel märkis suursaadik Leiter, et Iisrael avab tule teatud hetkel, kui nad ei lahku. Nüüd, kui räägitakse pilootpiirkondadest, on põhimõtteliselt idee selles, et Liibanoni valitsus, keda Ameerika Ühendriigid abistavad, varustavad relvadega ja koolitavad, tuleb sisse ja võtab üle mõned strateegilised piirkonnad. Nüüd ilmselgelt tähendab pilootpiirkond alguses seda, et võib-olla tuleb Liibanoni armee mingisse piirkonda, aga kohe selle ümber on Iisraeli sõjavägi, eks? Nii et sel juhul töötavad Iisraeli kaitsevägi ja Liibanoni armee kõrvuti koostöös, et takistada Hezbollahal piirkonna ülevõtmist. Aga lõpuks tahaksid liibanonlased sellises kokkuleppes näha seda, et kui pilootpiirkond toimib, siis tekib veel üks pilootpiirkond. Ja igas pilootpiirkonnas eemaldab Iisraeli kaitsevägi oma kohaloleku sealt ning Liibanoni armee võtab selle piirkonna üle. Sa jõuad mingil hetkel sinnamaani, kus kui Iisraeli kaitsevägi ei jää enam kusagile Lõuna-Liibanoni, siis kogu see piirkond hakkab olema Liibanoni armee kontrolli all. Ja küsimus ongi, nagu me siin pidevalt oleme tõstatanud, kas Liibanoni armee suudab tegelikult takistada Hezbollahal selles piirkonnas viibimast. Kas Hezbollah lihtsalt imbub Liibanoni armeesse? Kes see Liibanoni armee üldse on? Sul on Hezbollah üle kogu riigi. Ja Liibanoni valitsusel on tahe Hezbollah oma asjadest eemale hoida. Aga see ei tähenda, et Hezbollah oleks riigist kadunud, eks? Nad on ikka veel seal. Ja ma arvan, et on väga ohtlik eeldada, et Liibanoni armee suudab säilitada selle kohaloleku Lõuna-Liibanonis. Tead, ja ma tean, et rahvusvaheline kogukond ei taha seda kuulda, aga ainus jõud, mis suudab takistada Hamasil Iisraeli poole liikumast Gazas, ainus jõud, mis suudab takistada Hezbollahil lõuna poole liikuda Liibanonis Iisraeli piiri suunas, on Iisraeli kaitsevägi. Nii et tead, see tundub lihtsalt järjekordse plaanina, kus jõud on kas soovimatu või võimetu takistama Hezbollahil Iisraeli poole lähemale liikumist. Nüüd, kui seda tehakse, ütleme lapitööna, kus Liibanoni armee on siin ja Iisraeli armee on seal ja Iisraeli armee on siin ja Liibanoni armee on seal,
ja siis nad töötavad justkui Iisraeli kaitseväe üldise järelevalve all. Midagi sellist võib toimida, kui see on jagatud vastutus. Aga kui eesmärk on jõuda olukorrani, kus vastutus on ainult Liibanoni armee käes, siis minu arvates on see täielik läbikukkumise retsept. Jah, inimesed peavad praktilisel tasandil aru saama, et näiteks Lõuna-Liibanonis võib olla šiitide perekond, kus üks vendadest on Liibanoni armee liige ja teine vend on Hezbollah liige. Selline olukord on seal tavaline. Kuidas need mehed peaksid koos eksisteerima? Kas vend pöörab relva oma venna vastu ja hakkab Hezbollahga võitlema? See ongi see panuste hajutamine, nagu sa seda nimetad perekonnas, eks? Jah, täpselt nii. Et olla osa mõlemast. Seal ma mõtlen, et see, mida suursaadik Veider ütleb, on õige, et on hakanud tekkima arusaam, et Hezbollah on ühine vaendane nii Iisraelile kui ka Liibanonile. Ja Ameerika Ühendriigid toetavad tõesti surve avaldamist Liibanoni valitsusele, et nad mitte ainult ei lepiks sellega ja ilmselgelt on nad sellest juba ammu aru saanud, kuid nüüd tuleb tunnistada, et on ajalooline võimalus proovida Hezbollah survestada. Aga mida me lõpuks näeme? Me näeme, kuidas Hezbollah koondub põhja Beiruti piirkondadesse, Beiruti äärelinnadesse ja Taivasse. Ja president Trump tõesti peatas Iisraeli edasiliikumise põhja poole Liibanoni, et proovida veelgi enam Hezbollahad hävitada. Ma ei tea, kas Iisraeli kaitseväel on selleks võimekust. Ma ei tea, kas Iisraelil on praegu tahet saata tohutul hulgal vägesid Liibanoni pikemaks ajaks. Samal ajal, kui president Trump püüab saavutada relvarahu kogu piirkonnas, eriti Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Nii et praegu tundub see olevat parim diplomaatiline võimalus. Ja siis peame nägema, mis sellest Lõuna-Litaani piirkonnast lõpuks saab. Just sellele nad praegu viitavadki Lõuna-Liibanoni Litaani piirkonnale. Ja on olnud juttu, et sellest võiks saada mingisugune vabakaubandustsoon. Õige. Oleme näinud, et Iisrael on juba suure osa piirkonnast maa tasa teinud, ajanud enamik šiidi kogukondi sealt välja, jättes sinna vaid mõned kristlaste ja druuside kogukonnad. Nii et me võime näha teistsugust tulevikku Lõuna-Liibanonis, et luua mõistlik puhvertsoon Liibanoni, Hezbollah ja Iisraeli vahele. Alex, meil on siin veel üks klipp. Suursaadik Leiter räägib pilootpiirkondadest, millest me just rääkisime. Vaatame seda. Pilootpiirkonna projekti juhib Ameerika Ühendriigid. Liibanoni armee eriüksused võtavad kontrolli erinevate piirkondade üle ja laienevad järk-järgult kogu lõunaosas. Nii ei satu me taas olukorda, kus Iisrael lahkub, Hezbollah tuleb tagasi ja me kordame sama asja, mis on kestnud viimased 40 aastat. Me ei lähe enam sellesse mustrisse, kus me peame läbirääkimisi relvarahu üle. Iisrael lahkub, Hezbollah tuleb tagasi ja me pöördume tagasi sama jama juurde. See on lõpetatud. Kõik saavad aru, et see peab lõppema. Ja meil on palju lootust, et seekord see õnnestub. Nii et suursaadikul on õigus. Oleme seda tantsu, kui nii võib öelda, teinud juba üle 2 aasta. Kord peatub, siis algab uuesti. Vaherahu, niinimetatud vaherahu, kus toimub üksik tulistamine. Räägime president Trumpi seisukohast selles küsimuses veidi hiljem. Aga see on olukord, kus me praegu oleme. Ja samal ajal tuli uudis, et üks iisraelane tapeti ja vähemalt 5 inimest sai vigastada terrorirünnakus riigi keskosas pühapäeva hommikul Kohavia Iiri kogukonna lähedal. Tuletame meelde, et pühapäev on Iisraelis tööpäev. Tuhanded ja tuhanded inimesed sõidavad tööle, sõdurid lähevad tagasi baasi ja lapsed lähevad tagasi kooli. Praegu teadaolevalt tapeti üks terrorist. Teine arreteeriti ja ilmselt olid need Iisraeli araablased. Araablased, kellel on Iisraeli kodakondsus, nad sõitsid ringi kollaste numbrimärkidega. Rünnak toimus 6 erineval rindel. Ja Alex, nii palju kui ma praegu aru saan, on sellel tunnil sõdurid ja suur hulk Iisraeli politseinikke endiselt erinevates kohtades, püüdes välja selgitada, mis juhtus ja veenduda, et oht enam ei eksisteeri. Jah, nagu sa ütlesid, mitu tulistamisrünnakut ilmselt samalt terroristide rühmalt või seltskonnalt. Tulistamine avati bensiinijaamas, kus vähemalt üks inimene sai surma, teine inimene sai raskelt vigastada. Lisaks toimus veel 2 autoga möödasõidurünnakut, kus seni on olnud üsna tõsiseid ja mõõdukaid vigastusi.
lisaks sellele ühele, kelle surm on kinnitatud, on 5 inimest taas haiglasse toimetatud. See on arenemas olev lugu. Tõenäoliselt selleks ajaks, kui see saade eetrisse jõuab, on rohkem üksikasju teada. Samal ajal neutraliseeriti üks terroristidest sündmuskohal. Teine võeti kinni. Kuid põhjaosas on praegu inimesi lukustatuna, kuna kogukondades on teateid terroristide sissetungidest ja käimas on inimjaht. Seega on võimalus, et tegemist ei ole vaid 2 terroristiga, vaid terve rakuga, kes viis läbi mitmeid surmavaid rünnakuid. Praegu on raske sündmuste järjekorda täpselt kindlaks teha, kuid siin on ka teade, et üks terroristidest avas tule Samaria Šomroni piirkonnas Salfiti kogukonnas. Sattus seal valves olnud turvamehega tulevahetusse. Terroristid põgenesid seejärel. Ma ei tea, kas see juhtus enne või pärast teisi tulistamisi Kfar Javnehis, kuid see on kinnitatud. Ja tundub, et see kõik on osa ühest suurest rünnakust. Jah, me pole tegelikult sellist suuremat terrorirünnakut, sellist suuremat tulistamisrünnakut juba vähemalt mitu kuud näinud. Tundus, et olime suhtelise rahuperioodis. Vaikus. Aga see on tõeline märk sellest, et kui sul on grupp inimesi, kes on vägivalla ja terrorikultuuris indoktrineeritud ning kui relvi on laialdaselt levitatud. Ja siin näeme, et kasutati põhimõtteliselt neid Carlose stiilis püstolkuulipildujaid ning üks neist leiti selle rünnaku käigus. Kui sul on relvad ja kui sul on ajupesu tehtud, siis isegi kui sul ei ole organiseeritud käsku minna ja toime panna terroriakti, tead, kui sul on need koostisosad juba olemas, siis mõnikord võib see olla lihtsalt grupp mehi, kes ütlevad, kuule, täna täidame oma kohust ja läheme teeme terrorirünnaku. Me ootame endiselt, et teada saada, kas see oli Hamas, kes võtab vastutuse. Ja me teame, et Hamasel on märkimisväärne infrastruktuur nii Juudamaal ja Samaarias kui ka Gazas. Olgu see siis mõni teine terroristlik rühmitus või polegi kedagi, kes saaks tegelikult vastutuse võtta ja jätab need mõned terroristid lihtsalt oma pead. Nüüd ilmselgelt loodame, et see ei ole osa suuremast rünnakute lainest. Kuid eile õhtul, laupäeva õhtul siin Iisraelis teatati võimalikust autoga otsasõidurünnakust Gush Etzioni Efrati ristmikul. Ja eelmisel pühapäeva õhtul pärast meie saate salvestamist toimus terrorirünnak Gush Etzioni ristmikul. Vähemalt 3 inimest sai vigastada, nende hulgas 17-aastane tüdruk, kes sai raskelt vigastada. Ta viidi operatsioonile. Tegelikult sai see rünnak väga vähe meedia tähelepanu, ainult 10-15 sekundit uudistes. Kahjuks on see meie praegune reaalsus. Meil on sõda 7 erineval rindel. Meil on Liibanon, millest räägime kohe, Iraan, Gaza, kõik need asjad toimuvad praegu. Varem, kui selline rünnak toimus, oli see uudistes pool tundi. Oleks olnud mitu reportaaži. See oli lihtsalt lühike uudis, kui nii võib öelda, sest selline on meie tänane reaalsus. Aga 17-aastasele tüdrukule sõitis otsa araablasest terrorist. Õige. On irooniline, et tänases olukorras, kui president Trump postitab midagi Truth Socialis, on see postitus kohe kogu maailma meedia pealkirjades. Kui juunis toimub autoga rammimine Jeninis Samaarias, kus sõidetakse otsa 17-aastasele tüdrukule. See saab juba praegusel hetkel uudistes vähem tähelepanu. Aga ma arvan, sa tõstad siin esile väga olulise punkti. Nimelt oleme me väga lootusrikkad, et me ei jõua tagasi terrorivägivalla laine juurde siin Jeninis, Samaarias, Jeruusalemmas ja teistes kogukondades, mis on araabia ja juudi segakogukonnad. Sa märkisid siin, et need olid araabia iisraelased, kes sõitsid ringi kollaste numbrimärkidega, mis tähendab Iisraeli numbrimärke. Erinevalt Juudamaa ja Samaariamaa elanikest, kellel on Palestiina numbrimärgid ja kes tulevad Palestiina kontrollitavatelt aladelt. Nii et me peame kindlasti alati muret tundma. Ja eriti, kui sa näed, et Gaza rindel paistab olukord rahunemas ja ka sõda Liibanonis võib olla vaibumas. Et sul on ikkagi see probleem, millega pole tegeletud ja mis on riigi sees. Sul on endiselt elanikkond, kellel ei ole, kes ei jaga samu nägemusi Iisraeli riigi kohta. Ja nad tegelikult on vastu sellele, et Iisrael oleks juudi riik. Ja nagu ma ütlesin, neil on relvad. Neid on indoktrineeritud televiisori, õpikute ja Mahmoud Abbasi ning teiste avalike kõnede kaudu. Nii et sa pead kindlasti alati muretsema, et turvaolukord võib siin kontrolli alt väljuda, isegi Iisraeli piirides. Me teame, et Iisraeli kaitsevägi, politsei ja teised jõustruktuurid nurjasid umbes 90%, kui mitte rohkem neist terrorirünnakutest.
ja kahjuks tundub, et täna hommikul üks siiski õnnestus. Minge kindlasti janus.org lehele, et saada kogu värskeim teave selle rünnaku ja viimaste uudiste kohta Iisraelis. Ja samal ajal nõudis Iraani välisminister sel nädalal, et Liibanon peab olema osa USA ja Iraani kokkuleppest. Ta ütles, et need kaks on lahutamatud. Räägime natuke veel kord pilootpiirkondadest. Tiit, varem enne seda viimast sõda oli meil kõige hiljutisem sõda Iisraeli ja Liibanoni vahel 2006. aastal. Ja siis tuli ÜRO resolutsioon 1701. Ja selle tulemusena saadeti UNIFIL ÜRO väed teistest riikidest, et tulla kohale ja olla sisuliselt tagajad, et Hezbollah ei tuleks sellesse piirkonda. Nii et tead, see oli läbikukkumine, sest Hezbollah ehitas Lõuna-Liibanonis nende silme all lihtsalt uuesti üles. Ja põhimõtteliselt oli UNIFIL-i rolliks takistada Iisraeli kaitseväel Lõuna-Liibanoni sisenemist. Nii et loodetavasti toimub siin, kuigi see on vaid lootus, see, et kas Liibanoni ja Iisraeli vaheline kokkulepe tähendab, et nad teevad koostööd, et takistada Hezbollahal sellesse piirkonda sisenemist. Nüüd taaskord on palju küsimusi selle kohta, kas Liibanoni armee suudab seda teha. Aga kui see on kokkulepe, kus mõlemad teevad koostööd, siis saab Iisrael taanduda ja Liibanoni armee saab sisse tulla. Aga kui hakkate nägema tulevahetusi Lõuna-Liibanonis Hezbollah ja Liibanoni armee vahel, siis saab Iisraeli kaitsevägi sellele toetust pakkuda. Nüüd suurem oht, nagu sa ütlesid, on see, mis juhtub siis, kui nüüd toimub lihtsalt vormide vahetus. Ja selle asemel, et niinimetatud Liibanoni armee takistaks Hezbollah'd, toimub lihtsalt infiltreerumine ning Hezbollah saabki Lõuna-Liibanonis Liibanoni armeeks. Ja nad lihtsalt ootavad oma aega. Seal ei toimu suuri tulevahetusi Lõuna-Liibanonis, vaid sa näed lihtsalt aeglast infiltreerumist ja jõudude koondumist. Küsimus on, mida Iisrael sellises olukorras teeb. Ja mida ma ütleksin on see, et põhjus, miks mul on siin natuke lootust, on see, et tundub, et Iisraeli sõjaline doktriin on muutunud. Enam ei ole olukorda, kus Iisraeli sõjavägi lubaks suurt jõudude koondumist Lõuna-Liibanonis. Nii et isegi kui praegu on välja kuulutatud relvarahu, siis kui Iisraeli kaitsevägi, mis nüüd jälgib seda piirkonda veelgi rohkem kui varem, näeb, et Hezbollah infiltreerub, näeb, et Hezbollah liigub tagasi lõunasse, on ta valmis relvarahu rikkuma ja sekkuma, et tagada, et Hezbollah ei looks oma tuvipunkti oma piiri lähedal. Ja Alex, Iraani kohta siin, ma arvan, et see oli väga asjakohane, väga huvitavad kommentaarid, mille tegi Liibanoni president Joseph Aoun, rääkides sellest, kuidas ta tahab Iraani oma riigist välja saada. Vaatame seda klippi. See ei ole teie riik, see on meie riik. See on meie kohustus. See ei ole teie ülesanne sekkuda meie riiki. Ma lükkan selle väite täielikult tagasi, sest meie inimesi tapetakse. Meie inimesi, meie maju hävitatakse. Nad kasutavad Liibanoni läbirääkimiste vahendina, kaardina. Oma läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega. See ei ole vastuvõetav. Ja ka siin peab Hezbollah sellest aru saama. Hezbollah peab mõistma, et muud võimalust ei ole, kui istuda ja rääkida. Seda probleemi ei ole võimalik lahendada ega päästa seda, mis on jäänud muul viisil kui läbirääkimiste ja diplomaatia kaudu. Ma tahan tema kommentaaridest rääkida. Aga muide, tuleb märkida, et Hezbollah oli selle surma eest vastutav. Sa mainisid UNIFIL-i töötajad, kes sai sel nädalal tõenäoliselt ekslikult droonirünnakus Lõuna-Liibanonis surma. Aga kui tulla presidendi kommentaaride juurde, siis need tunduvad üsna ajaloolised, need asjad, mida ta ütles. Kui ridade vahelt lugeda, siis ta ei öelnud seda otseselt, aga ta peaaegu ütles selle välja. On see nii? Liibanoni president Aoun ütles sisuliselt, et me eelistaksime Iisraeli mõju Liibanonis kui Iraani mõju. See iseenesest on ajalooline muutus tajumises või vaatenurgas. Liibanon on läbikukkunud riik. Iraan, mida nad on teinud, on destabiliseerinud riike kogu Lähis-Idas. Ja peamine näide riigist, mida Iraan on destabiliseerinud, on Liibanon, Iraani käsilase Hezbollah kaudu. Aga mida Ajun ei öelnud, on see, et me peame Hezbollahi hävitama. Ta ütles, et Hezbollah peab mõistma, et me peame diplomaatiliselt suhtlema. Ja ta mõtleb selle all suhtlust Iisraeliga. Ta ei öelnud seal sõna Iisrael, aga ilmselgelt on selge, et diplomaatia tähendab suhtlust Iisraeliga. Nii et olukord on endiselt selline, kus Hezbollah eksisteerib.
see on kindlasti nõrgestatud Hezbollah. Neid ei juhi enam Hassan Nasrallah, kes oli, nagu sa tead, piirkonnas mõjukas kindral, kellest peaminister Netanyahu rääkis kui Iraani võtmeisikust, nagu Iraani kindralist, eesliini kindralist, kes juhtis peaaegu kogu kampaaniat Iisraeli vastu. Nüüd juhib Hezbollah Qasem Soleimani, palju nõrgem ja vanem Hezbollah juht siin. Nii et Hezbollah on kindlasti nõrgenenud, aga kui Iraan räägib Liibanoni tingimusena kasutades, püüavad nad eelkõige kaitsta Hezbollah't edasise nõrgenemise eest, eks? Sest Iisraeli kaitsevägi on Hezbollah põhimõtteliselt nurka surunud ja surub neid järjest rohkem ja rohkem nurka. Nii et Iraan püüab päästa, mis Hezbollahst veel alles on. Teiselt poolt, mida Arah üritab teha, ütleb ta, et kui Iisrael ründab Beirutit, tähendab see sõja naasmist. Sõda lõpeb kas nii Iraanis kui ka Liibanonis või ei lõpe üldse. Ühelt poolt on eesmärk päästa Hezbollah, teiselt poolt on eesmärk kiilulöömine Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahele. Nii et president Trump nõuab, et Iisrael lõpetaks oma rünnakud Liibanoni ja Hezbollah vastu, sest Trump soovib relvarahu Iraaniga. Ja siin on oluline see, et Hezbollah on öelnud, et nemad ei pea relvarahust kinni, eks. Nii et sa pead läbirääkimisi Liibanoni riigiga, aga see osapool, kellega sa sõjas oled, ei kirjuta sellele kokkuleppele alla, eks. Nii et Hezbollah on endiselt vaba. Kogu see asi töötab selles haiglases kolmnurgas nii, et Iraan ütleb, et Ameerika Ühendriikidega relvarahu ei tule, seni kuni Iisrael ja Liibanon on sõjategevuses. Hezbollah ütleb, et meie ei ole relvarahu osapool. Nii ütleb Iraan Hezbollah'le, keda ta endiselt kontrollib. Jätkake droonide tulistamist Iisraeli pihta. Teate küll, jätkake nende pihta tulistamist, teades, et Iisrael kavatseb vastata, sest ja Iisrael ei vasta nüüd ainult vastutulega, vaid Iisraeli sõjaline doktriin ei ole enam hammas hamba vastu kättemaks. Kui droonid tulevad sisse, siis Iisraeli vastulöök. Kogu põhimõte on selles, et see peab olema 10 korda suurem kui see, mida Hezbollah teeb, eks. Ja see tähendabki seda, et tead, Hezbollah saadab droone, Iisraeli kaitsevägi vastab palju suuremalt, palju jõulisemalt ja see tekitabki selle tsükli, kus Hezbollah avab uuesti tule. Mis siis? Mida Aragi teeb, on sisuliselt see, et ta püüab takistada relvarahu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel ning kasutab taas Hezbollat oma terrori käe pikendusena selle protsessi katkestamiseks. Loodetakse, et Trump saab lõpuks Netanyahu peale vihaseks, mida me nägime ka viimastes raportites, kus Trump, nagu Barack Ravid teatas, ütles telefonikõnes, Bibi, sa oled täiesti hull, eks. See ongi kogu asja mõte. Nii et sa näed väga nutikaid katseid Iraani poolt kogu diplomaatilist protsessi häirida. Sellest mainitud vestlusest räägime kohe varsti. Jällegi peaminister Netanyahu ütleb, et USA ja Iisraeli suhted pole kunagi olnud paremad. Sa mainisid meedia ja teiste katset tekitada lõhet Iisraeli ja USA vahele. Ja selle väidetava vestluse kohta, ma ei tea jällegi selle kõiki üksikasju, osa sellest võeti omaks, osa lükati ümber, aga vaatame seda videot president Trumpi ja peaminister Netanyahu vahelisest vestlusest. Sa olid tema peale vihane. Sa ütlesid, kas sa oled hulluks läinud? Mida sa ometi teed? Ma aitasin sul vanglasse sattumist vältida. Kas see on tõsi? Kas sa rääkisid temaga sellistes sõnades? Jah. Ma ei ütleks, et ma olin vihane. Ma olin natuke häiritud tema käitumisest. Ta võitles pidevalt Liibanoniga. Tead, mingil hetkel ma ütlesin, Bibi, me peame selle lõpetama. Sa pead selle lõpetama. Aga mul on temaga väga hea suhe. Meil on hästi läinud, oleme koos hästi hakkama saanud. Ta ütleb alati, et me poleks seda kunagi suutnud, aga kõik teavad, et me poleks seda kunagi suutnud ilma Ameerika Ühendriikideta. Aga me oleme väga hästi koos töötanud. Mulle meeldib Bibi väga ja ma olen temaga väga hästi koostööd teinud. Meil oli olukord, kus mina olen sõjaaegne president ja tema on sõjaaegne peaminister. Väga oluline osa maailmast. Ja ma arvan, et me oleme väga hästi hakkama saanud, me oleme omavahel väga hästi läbi saanud. Me oleme siin nii palju kordi rääkinud katsetest ajada kiilu Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahele, peaminister Netanyahu ja president Trumpi vahele. Kas me teame, mis siin tegelikult tõsi on, mida tegelikult öeldi? Ilmselt oli nende kahe vahel mitu vestlust seoses relvarahuga Liibanonis. Kas me teame, mis siin on tõsi ja mis on valeuudis?
noh, ma mõtlen, me teame, et president kasutab F-sõna, eks. See ei ole kellelegi üllatus. Ma mõtlen, me oleme kuulnud, kuidas ta seda kaamerate ees kasutab. Nii et me võime kindlad olla, et ta kasutab seda sõna ka kaamerate taga. Sa ei pruugi tingimata konteksti teada, eks. On olemas see kontekst, kus ta seda ütleb, kus sõbrad kasutavad roppusi, kui nad räägivad tõsistest asjadest. Ja siis on veel see, tead, üleolevalt rääkimine. Ja selle raporti vihje on siin see, et see oli rünnak, USA rünnak, Trumpi juhitud rünnak Netanyahu vastu. See ei pruukinud nii olla. Kui sa klipi vaatad, siis Trump justkui viitab, et ta võis seda öelda, aga ta ei eitanud seda, aga ta ei öelnud ka otseselt, ta ei öelnud, jah, see on see, mida ma ütlesin. Ja see on põhjus, miks ma seda ütlesin. Ta kindlasti ei eitanud, et ta seda ütles. Ta nagu libises sellest kommentaarist kõrvale. Ma arvan, et suurem küsimus on see, kes neid lekkeid juhib, eks. Asi pole niivõrd selles, millised olid vestluse tingimused. Ja ma olen kuulnud peaministrit ja teisi Iisraeli kõrgeid nõunikke sellest rääkimas, et kinniste uste taga võib öelda ükskõik mida. Ja aastaid on kinniste uste taga räägitud asju Ameerika Ühendriikide presidentide ja Iisraeli peaministrite vahel. Enamiku sellest ajast on peaministriks olnud Netanyahu. Asi on selles, et mis toimub kaamerate ees, eks. Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vaenlased peavad nägema, et kui kaamerad on sisse lülitatud, siis ei ole Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel mingit lõhet. Hoia seda mõtet, sest vaatame seda klippi, mis minu arvates tõestab just seda. President kinnitas, et ta ütles, et sa oled kuradi hullumeelne. Kuidas sa sellele reageerisid? Mis tegelikult selles kõnes juhtus? Noh, ma ei hakka meie vestluste üksikasjadesse laskuma. Meil on olnud tuhandeid, väga palju neid. Ja kui sa arvad, et see on kriis, siis sa peaksid olema mõnes teises vestluses. Aga me oleme alati leidnud lahenduse. Meil on nii palju kokkuleppeid, me oleme põhilistes asjades ühel meelel. Me tahame, et Iraani tuumaprogramm saaks lõpetatud. Me tahame olla kindlad, et Iraan ei kujuta ohtu Iisraelile, Lähis-Idale ega Ameerikale. Et ta ei arenda tuumarelvi ega vahendeid nende toimetamiseks, mitte ainult Iisraeli ja igasse Euroopa pealinna, vaid ka igasse Ameerika Ühendriikide linna. See on meie ühine eesmärk. Selle nimel me tegutsemegi. Mõnikord on meil, nagu parimates peredes ikka, taktikalisi erimeelsusi, kuid alati leitakse viis nende lahendamiseks. See on olnud suurepärane suhe, sest tema on olnud suurim sõber, kes Iisraelil Valges Majas kunagi olnud on. Ja tema austab mind, mina austan teda. Me leiame alati viisi, kuidas oma erimeelsused lahendada. Nii et peaminister ütleb, et kõik on nende vahel korras ja president Trump ütles sel nädalal intervjuus New York Postile, et tsitaat, me oleme väga hästi koos töötanud. Mulle meeldib Bibi väga ja ma töötan temaga väga hästi koos. Ma arvan, et see on ilmne, see on tõsi. See ei tähenda, et erimeelsusi ei oleks. Siin on mõned olulised kokkulepped ja erimeelsused Iisraeli ja Trumpi vahel alates sellest, kui Trump on taas ametisse astunud. Seoses Lähis-Idaga. Ja me võiksime sellest rääkida Katari, Erdogani Türgis ja Al-Sharaga Süürias. Tead, kas Iisrael ja Ameerika Ühendriigid oleksid jätkanud edasiliikumist 12-päevase sõja ajal? Või kas Iisrael ja Ameerika Ühendriigid oleksid liikunud edasi selle 6-nädalase operatsiooni Epic Fury ajal? Siin on palju taktikalisi erinevusi. See ei tähenda, et need kaks ei oleks ühel lainel. Ma arvan, et nad on ühel lainel, isegi kui on erimeelsusi. Ma arvan, et on olnud kordi, kus Trump on pidanud järele andma, sest Netanyahu on justkui ohjad enda kätte võtnud ja teinud mõningaid samme, olgu siis Gazas või Liibanonis. Ja on olnud kordi, kus Iisrael on pidanud tagaplaanile jääma kui noorem partner. Aga see ei tähenda, et need kaks ei oleks liitlased, kes teevad väga tihedat koostööd. Tegelik küsimus on siin hoopis leketes. Ja see on väga tõsine. Kes lekib seda ajakirjandusele? Nad kasutavad Barack Ravidit, kes on väga valmis ja võimeline vastu võtma igasuguseid lekkeid. Ma usun, et Barack Ravidil oli keegi, kes ütles talle, et just seda öeldi selle kõne ajal. Õige. See ei tähenda, et seda tegelikult kõnes öeldi ja see ei tähenda ka, et see oli selle kõne kontekst. See on lihtsalt üks käsitlusviis, eks. Me näeme, meedias vahel tehakse pilt ja see pilt näeb välja nagu väike kast, aga sa ei näe, mis toimub väljaspool seda kasti. Nii et võib-olla oli see 2 tunni pikkune kõne, kus oldi paljuski ühel meelel selles osas, mis seni on juhtunud ja mis edasi saab. Võis olla hetk selles kõnes, kus Trump ütles, sa oled kuradi hull.
või äkki ütles ta seda nii? Bibimees, sa oled kuradi hull, eks? Tead, sa ei tea, mis oli selle keelekasutuse kontekst, aga kindlasti on kogu nende lekete eesmärk luua olukord, kus nii Trump kui ka Netanyahu on nüüd kaitsepositsioonil ja muretsevad selle pärast. Ma mõtlen, lootus ongi jälle nende seas, kes neid lekkeid kirjutavad, et üks neist saab teise peale tegelikult vihaseks. Nii et siin näed, et sul on relvad, sul on F-35D, sul on ballistilised raketid. Aga need lood on pommid. Tead, Truth Sociali postitused selles sõjas on pommid. Reaktsioonid postitustele ja lugudele on pommid. Ja nad loodavad, et taas nagu Netanyahu reaktsioon sellele, kui Trump väidetavalt midagi telefonikõnes ütles, tekitab rohkem viha teisel poolel ja vastupidi. Jääme siin leketest rääkimise juurde, sest meil on väidetavalt veel üks leke. USA asepresident on J.D. Vance, kes väidetavalt, nagu ma ütlesin, lekitas Mossadi plaani Türgile. Ilmus raport, milles väideti, et Mossad edendas plaani Iraani režiimi õõnestamiseks, aktiveerides kurdi jõud, kuid see algatus peatati USA presidendi Trumpi poolt pärast seda väidetavat leket. Ja nad ütlevad, et see oli J.D. Vance, asepresident, kes andis selle Türgile. Mida me selle kohta teame? Kõigepealt tuleb märkida, et tegemist on lekkega, mille allikad on anonüümsed. Seega ei saa seda lihtsalt puhta kullana võtta. Ma ütleksin, et üks tähtsamaid reegleid selle sõja kohta käivate artiklite lugemisel on järgmine. Kui viidatakse anonüümsetele kõrgetasemelistele allikatele Ameerika Ühendriikides või Iisraelis, siis see võis juhtuda, aga ei pruukinud juhtuda. Ära usu kõike, mida sa loed. Samal ajal on märke sellest, et oli plaanis mingisugune sõjaline kampaania, võib-olla Iraagi kurdide poolt, et siseneda Iraani relvadega. Trump tegi mõni nädal tagasi selliseid krüptilisi avaldusi, kus ta ütles, et me andsime relvi ühele grupile ja nad pidid need Iraani sisse viima, aga otsustasid need endale jätta. Ja Trump ütles midagi sellist, et vaadake, milline ilus relv mul on. Võib-olla jätan selle relva endale, eks? Nii et sa ei tea täpselt, mis need konkreetsed üksikasjad siin on. Mida me teame on see, et Ameerika Ühendriikide jaoks oli võtmeküsimuseks tuumaküsimus. Nad tahtsid olla kindlad, et Iraanil ei oleks enam tuumaprogrammi. Sellepärast pommitasidki nad kõik tuumarajatised. Sellepärast räägib president Trump jätkuvalt niinimetatud tuumatolmust, kõrgelt rikastatud uraanist. Kindlasti tahtsid Iisrael ja Ameerika Ühendriigid hävitada suure osa ballistiliste rakettide rajatistest, nende võimekuse toota rohkem ballistilisi rakette ja nende võimekuse neid rakette välja lasta. Aga Iisraeli jaoks oli näha juba esimesest päevast, et nende eesmärk oli režiimi vahetus. Ja sellepärast kõrvaldasid nad esimesel päeval sõja esimeses rünnakus ka ülemjuhi Ali Khamenei. Ja Mossadi lahkuv juht David Barnea on rääkinud sellest, kuidas Mossadil on erinevaid meetodeid selle režiimi õõnestamiseks ja kokkuvarisemiseks. Aga Ameerika Ühendriigid on alati hoidunud ütlemast, et režiimi muutus oli eesmärk. Nende eesmärk, kuigi president on kasutanud väljendit režiimi muutus, öeldes, et režiimi muutus on juba toimunud. Ma mäletan avakõnet, kus Trump ütles Iraani rahvale, et teie vabaduse tund on saabunud. Teate küll, me oleme tulnud, et teie riik üle võtta, eks? Nii et tundus, et Trump andis ka Iraani rahvale märku, et nad võiksid tagasi tulla ja võtta oma riigi ajatollade käest üle. Nii et küsimus on, kuidas sa seda teed? Kindlasti pead sa IRGC relvade vastu relvadega võitlema. Kas Iraani opositsioon suudab seda teha? Ilma relvadeta mitte. Nii et tead oli idee, et võib-olla võiksid Iraagi kurdid sekkuda, võib-olla võiksid sekkuda aserid, võib-olla võiks ära kasutada opositsioonigruppi, mis on olnud USA terrori nimekirjas pikka aega, MEK-i. Põhimõttel, et minu vaenlase vaenlane on minu sõber, et seespoolt IRGC-d õõnestada ja rünnata. Nüüd ütleb see leke, et J.D. Vance läks Erdogani juurde ja rääkis talle plaanist, et Iraagi kurdid tulevad sisse. Ja siis Erdogan helistas Trumpile, hoiatas, et see võib tema riiki destabiliseerida ja ütles, et see ei ole õige viis selle asja lahendamiseks. Ja siis Trump tühistas selle, vähemalt nii ütleb raport. Nii et jällegi, me ei tea, kas kõik need detailid vastavad tõele,
see püüab siin näidata, et J.D. Vance ei ole Netanyahuga sama meelel ja alati on olnud hirm, et selles administratsioonis on ühel pool Trump, Rubio, Hegseth ja teisel pool J.D. Vance. Tead, Vance on algusest peale olnud sõja vastu ega soovi lubada Netanyahul saavutada seda täielikku võitu, mida ta tahab. Siin näed ka mõningaid erinevusi arvamustes Netanyahu ja Trumpi vahel, sest Netanyahu peab Erdogani Lähis-Ida destabiliseerivaks jõuks ja ohuks Iisraelile. Ja Trump näib viitavat, et Erdogan on Ameerika Ühendriikide liitlane. Nii et siin on kindlasti arvamuste erinevus. Aga jällegi, need lekked püüavad lihtsalt kahe valitsuse vahele lõhet tekitada. Ma ütleksin, et me peame tõesti tulevikule tähelepanu pöörama. Teate küll, kui J.D. Vance kandideerib 2 aasta pärast, 2028 aastal presidendiks, siis tuleb jälgida tema seisukohti Iisraeli suhtes. Nii et see teema jätkub. Aga ma tahan rääkida olukorrast kohapeal, mis praegu toimub USA, Iisraeli ja Iraani vahel. President Trump püüab vähendada nende pingete tähtsust, mida me selles piirkonnas oleme näinud. 2 juunil teatasid USA väed, et nad peatasid laeva, mis üritas murda USA poolt Iraanile kehtestatud blokaadi. Päev hiljem 3. juunil tulistas Iraan rakette ja droone Kuveidi ja Bahreini suunas. President püüab nende juhtumite tähtsust vähendada. Esiteks on Ameerika Ühendriikide peamine prioriteet Hormuzi väina avamine, eks. Tead, seni kuni teiste riikide, Katari, Bahreini, Emiraatide laevad ei saa vabalt Hormuzi väina kaudu liikuda, on Trumpil justkui blokaadi vastu. Siin näed Iraani laeva ja Iraani laevad on suutnud justkui libiseda väinast välja mööda teed, mis kulgeb läbi mõnede Iraani kontrolli all olevate saarte. See ei ole nagu kiirtee, see on pigem nagu kõrvaltee. Nad saavad sealt mõned laevad sisse ja välja lasta. Seega ühe neist laevadest rivist väljalöömine Ameerika Ühendriikide poolt on sisuliselt väike eskalatsioon. Aga siis nägid, et Iraan vastas massiivse eskalatsiooniga, saates droone Kuveiti, seal asuvasse rahvusvahelisse lennujaama. Me nägime kaadreid, kus droon tabas Kuveidi lennujaama peaterminali. Seal oli märkimisväärne kahju, vähemalt 1 tsiviilisik sai selles rünnakus surma. See oli tõesti tohutu eskalatsioon, kuid Trump üritab seda siiski pisendada. Ja see on lihtsalt veel üks märk sellest, et Trump tahab sõjalisest konfliktist välja tulla, sest ta sattus selle Kuveidi rünnakuga otse sündmuste keskmesse. Ja nagu sa mainisid, toimus veel üks rünnak Bahreinis. Mõlemas riigis, nagu sa tead, on USA rajatised, üksused ja lennuväebaasid. Trumpil oli seal võimalus peaaegu täiemahulisse sõtta tagasi minna või siis lihtsalt järjekordset eskalatsiooni põhjustada. Ja siin ta üritab eskalatsiooni pisendada. Samal ajal saab Trump, ma arvan, ka tegeliku arusaama Lähis-Ida olukorra reaalsusest, kui ta arutab, mis vaherahu tegelikult on või ei ole. Vaatame seda klippi. No tead, kõigel on oma põhjus ja me lõime neid üsna kõvasti eelmisel õhtul ja tegelikult ka eile õhtul. Me surusime selle kiiresti eos maha, nagu me ikka teeme. Meil on maailma parim sõjavägi. Ma ütleksin, et selles maailma piirkonnas tähendab vaherahu seda, et tulistatakse lihtsalt mõõdukamalt. Noh, presidentil on sellest täiesti õigus. Me oleme seda juba nii palju kordi öelnud. Iisrael ja Liibanon, vaherahu, aga ikkagi tulistatakse. Kahjuks tapeti viimase 24 tunni jooksul veel 2 sõdurit. Ja Iraani puhul me räägime vaherahust, aga Iraan ründab Kuveiti, ründab Bahreini ja üritab seal Hormuzi väinas probleeme tekitada. Teate, mingis mõttes on see Iisraeli jaoks isegi hea, et Trump määratles vaherahu just sellisel viisil. Tead, ja siis ta tunnistab, et Ameerika Ühendriigid tulistasid vaherahu ajal, mis tegelikult annab Iisraelile loa samuti vaherahu ajal tulistada. Ja see on olnud üks peamisi teemasid peaminister Netanyahu ning tollase strateegiliste asjade ministri Ron Dermeri ja Ameerika Ühendriikide vahelistes läbirääkimistes. Nimelt, et olgu me nõustume vaherahuga, aga kui olukord kujuneb selliseks, kus Hezbollah või teised terroristid ähvardavad Iisraeli positsioone või kui nad tõepoolest Iisraeli pihta tulistavad, siis Iisrael vastab sellele. Ja sama näite ka siin Ameerika Ühendriikidega. Nii et teate, Trumpilt küsitakse, mida tähendab vaherahu.
ta tunnistab, et täielikku vaherahu pole olemas. Ma mõtlen, isegi islami mõistes pole neil sellist sõna nagu vaherahu. Neil on sõna hudna, mis tähendab ajutist vaherahu. Selgesõnalise eesmärgiga oma jõude koondada ja tugevdada kuni selle hetkeni, mil soovitakse uuesti rünnata. See ongi see, mida sõna hudna, mis on vaherahu tõlge islami kultuuris tähendab. Õige. Donald Trumpil on oma põhjused, miks ta tahab vaherahuni jõuda, aga sellest arusaamine tähendab sisuliselt, et sa lihtsalt tulistad mõõdukamalt. Kas vaherahu on Iisraeli jaoks oluline? See on nüüd muutud ka vaherahu definitsiooni ning Iisrael jätkab rünnakuid isegi siis, kui niinimetatud vaherahu kehtib. Samal ajal ütleb president Donald Trump, et vaherahu Iraaniga võib lõppeda, kui USA sõdurid Lähis-Idas hukkuvad. Vähemalt ametnike sõnud siin. Nii et ühelt poolt räägitakse vaherahust, aga teiselt poolt on ta valmis uuesti sõtta minema. See näitab ka seda, kui habras vaherahu tegelikult on, sest kui sa tunnistad, et mõlemad pooled tulistavad üksteise pihta, siis kumbki pool testib teist, eriti vastaspool. Iraan ja Hezbollah testivad, kui kaugele nad saavad minna vaherahu ajal, enne kui nad lähevad üle suuremale rünnakule. Ja see ongi see mäng, mida Iraan ja Hezbollah mängivad. Nad püüavad Ameerika Ühendriikide presidenti piinlikkusse seada. Nii et nad ründavad natuke ja siis president vastab, sest ta peab, aga seejärel püüab seda pisendada. Nad hoiavad presidenti võimalikult kaua ootel. Aga mis juhtub on see, et kui mõlemad pooled ründavad üksteist edasi-tagasi, siis mingil hetkel juhtub tõenäoliselt see, et kahju on liiga suur ja rünnak on natuke liiga tugev. Nii et tead lõpuks, kui sa mängid Ameerika Ühendriikide presidendiga, kes juhib maailma suurimat sõjaväge, siis sa teed seda tantsu. Püüad aru saada, milline on kannatlikkuse tase mingil hetkel. Tead, see nöökimine läheb natuke liiga kaugele ja tead, kõik on lõbus, seni kuni keegi silmast ilma jääb. Õige. Tead, ja siis, kui mõni USA sõdur saab surma või kui juhtub midagi, mida president lihtsalt ei saa eirata, siis sa sisuliselt kutsud tagasi täiemahulise konflikti. Ja just siin on Ameerika Ühendriikide presidendil ülim jõud, sest Iraan ei saa selle vastu midagi teha. See, mida sa nägid nende 6 nädala jooksul, oli see, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael peksid Iraani, täiesti peksid neid. See oli peaaegu täielik knockout, aga nad võitsid raundi järel selles võitluses. Just selle vaherahu ja läbirääkimiste ajal tundub, et Iraan hakkab osa oma positsioonist tagasi saama. Ja samuti katsetades selleks, et püüda Ameerika Ühendriike piinlikkusse seada või kuidagi nende üle võitu kuulutada. Aga on ohtlik mäng ja kui sõjaline konflikt peaks taastuma, võib pendel kergesti Ameerika ja Iisraeli kasuks tagasi liikuda. Nii et samal ajal, kui president ütleb, et kui mõni USA sõdur tapetakse, võivad nad sõtta naasta. President selgitas ka, miks Teheran ei kiirusta ühegi kokkuleppeni jõudmisega. Meil on sellest klipp. Miks nad pole teiega veel kokkulepet sõlminud? Sest see on nende jaoks väga raske asi. Neil on olnud suur iseseisvus. Nad on pidanud tegelema väga nõrga ja ebaefektiivse juhtimisega Ameerika Ühendriikide ja ausalt öeldes ka teiste riikide poolt, mis võimaldas neil karistuseta pääseda. Nad on uhked. On asju, mida nad ei arvanud kunagi, et nad peaksid tegema, kuid nüüd peavad nad neid tegema. Neil pole valikut. Ja see võtab natuke aega. Teate küll, me räägime 47 aastast, kus nad said teha, mida iganes tahtsid. Ma mõtlen, et see oleks pidanud ammu tehtud olema. Aga president ei paista kiirustavat. Ta tundub rahulik. Kokkulepe sünnib siis, kui ta sünnib. See on kestnud 47 aastat. Ma arvan, et kokkulepe võib sündida siis, kui ta sünnib. Või võib ka juhtuda sõjalised rünnakud taastuvad, kui see juhtub. Praegu tundub, et Trump tahab, et nafta hind langeks. Trump tahab, et kongress jätaks ta rahule. Tead küll, Trump võib-olla tahab vahevalimised üle elada. Aga kui see olukord jätkub, tead küll, on Trumpil endiselt kõik sõjalised ressursid Lähis-Idas olemas ja ta võib olla valmis tegutsema. Ma usun, et Iraan ei suuda teda lõplikult lüüa. Nii et te olete kindlasti vaikuse perioodil, kus on palju müra, on palju intervjuusid. X'is ja Truth Socialis on palju postitusi, mis viitavad sellele, et võib-olla Iraan mängib mänge ja nad kindlasti teevad seda.
Trump mängib samuti siin mänge, nagu näha, ja nad üritavad üksteist üle kavaldada nii diplomaatias, avalikes avaldustes, kui ka samal ajal testida, kui palju kannatust kummalgi poolel sõjalises mõttes on. Oleks nädalavahetusel saime Axiosselt teada, et Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja tema väimees, loomulikult Jared Kushner, külastasid Tennessee osariiki, et konsulteerida Oak Ridge'i riiklikus laboris tuumaekspertidega. Mida me sellest visiidist arvata võime? Kui oluline see on? Mõned inimesed ütlevad, et see on märk sellest, et läbirääkimised Iraaniga on jõudmas viimase takistuseni ja me liigume kokkuleppe suunas. No sul oli siin see tsitaat, raportis öeldakse, et see kohtumine Oak Ridge'is ei tähenda, et kokkulepe kindlasti sünnib, kuid see on märk sellest, et läbirääkimised on väga tõsises faasis ja on hea võimalus, et see saab tehtud ja me tahame olla valmis. Nii et kui te kohtute tuumaekspertidega, siis minu jaoks viitab see sellele, et küsimus, millest nad ekspertidega räägivad, on kõrgelt rikastatud uraan. Või tahab Trump saada seda, mida ta nimetab tuumatolmuks ehk kõrgelt rikastatud uraani Iraanist välja. Need on gaasid kanistrites, mis on sügavale maa alla maetud. Fordos, Isfahanis, Natanjis. Nad tahavad selle riigist välja viia. Seda ei ole lihtne teha. Tuleb rakendada palju ettevaatusabinõusid, et keegi ei satuks ohtu selle kõrgelt rikastatud uraani tõttu. See on gaas, mida tuleb transportida, seda tuleb võib-olla külmutada tahkekseks, see võib eksisteerida gaasilisel kujul, see võib olla vedelal kujul, see võib olla tahkel kujul. Tead, ma ei ole selles valdkonnas ekspert. Ja ilmselt ei ole ka Witkoff ega Kushner selles eksperdid. Ja sellepärast nad läksidki Tennessee'sse Oak Ridge'i, et seal nõu pidada, sest nad tahavad läbi rääkida selle kõrgelt rikastatud uraani väljaviimist. Ja nagu me oleme varem öelnud, selle saamiseks on 2 võimalust. Selle võib saada kas esiukse kaudu, kui iraanlased seda kas ise annavad või aitavad selle salaja nendesse rajatistesse toimetada, et see saaks ohutult välja viida. Või võib toimuda mingisugune erioperatsioon, kus tuuakse sisse tuhandeid sõdureid. Ilmselt selleks, et ümber piirata ja kaitsta. Luuakse perimeeter selle ala ümber, samal ajal kui eksperdid lähevad sisse ja püüavad selle tuumatolmu kiiresti välja tuua. Kui Witkoff ja Kushner lähevad, viitab see pigem läbirääkimiste teele, et panna iraanlased nõustuma Ameerika osalusega. Trump on samuti maininud, et võib-olla hiinlased, ainus teine riik, kes seda suudaks teha, võiksid minna ja võtta selle kõrgelt rikastatud uraani, tead küll, mingisuguse rahumeelse kokkuleppe alusel. Nii et tead, ma kujutan ette, et Witkoff ja Kushner räägivad nendega sellest ning käivad läbirääkimised selle kõrgelt rikastatud uraani eemandamise üle. See ei tähenda, et nendele läbirääkimistele jõutakse kokkuleppele või need allkirjastatakse, vaid pigem seda, et need on tingimused, mida mõlemad pooled arutavad. Alex, liigume edasi. Umbes 6 aega tagasi rääkisime raportist, mis viitas sellele, et Iisraeli väed tegutsesid sõja ajal sügaval Iraagis Iraani vastu. Ja nüüd öeldakse meile, et operatsiooni mürisev lõvi käigus on Iisrael saatnud Aserbaidžaani komando ja luureüksused. See on osa salajasest võrgustikust kogu Lähis-Idas, et hõlgustada operatsioone Islamivabariigi vastu. Sellest teatati mõned päevad tagasi CNN-is. Ma suhtun ka sellesse teatava ettevaatusega, aga need on need uudised, mida me kuuleme. Aga meil olid teated, et Iisrael oli rajanud salajased baasid Iraakis. Meil olid teated, et Iisrael on rajanud siin Lõuna-Aserbaidžaanis mitu asukohta. Aserbaidžaan on olnud Iisraeli jaoks väga oluline liitlane. Ja sageli arvati, tead, juba enne selle sõja algust, et Iisrael võiks potentsiaalselt kasutada Aserbaidžaani lennubaase maandumiseks ja rünnakuteks, sest Iisraelil oleks vaja tankida. Nüüd, ilmselgelt andsid Ameerika Ühendriigid kogu vajaliku tankimisvõimekuse KC-46 tankerlennukitega. Aga on väga selge, et Iisrael on paigutanud ressursse üle kogu Lähis-Ida. Olgu see siis kasutatud luureks või potentsiaalsete lennubaasidena juhuks, kui lennuk peaks tegema hädamaandumise. Mõnes kohas või kas seal oli logistikat võimaliku varustuse toomiseks või päästeoperatsioonideks. Kui oleks vaja tegutseda Iraanis sees, oleks neil jõud läheduses valmis. Viimane teema sellel nädalal, Alex.
USA esindajatekoda kiitis kolmapäeval heaks sõjapidamisvolituste resolutsiooni, mis peataks USA sõjalised tegevused Iraani vastu, astudes vastu president Trumpile, kui mõned vabariiklased ühinesid demokraatidega, et lõpetada 3 kuud kestnud konflikt USA ja iraanlaste vahel. Nüüd, minu arusaamise järgi on see pigem sümboolne, sest see peab veel minema, kui ma ei eksi, senatisse. Ja president võib tegelikult selle lihtsalt eirata ning jätkata Iraani olukorraga samamoodi edasi. Kui oluline see resolutsioon tegelikult on? Kas see näitab, et isegi vabariiklased ei ole rahul sellega, kuidas sõda kulgeb? Või on see tõesti lihtsalt sümboolne? Ma arvan, et see näitab avalikku toetust, mis Trumpil selle sõja jaoks on. Piimiilis Trump tead ju, ta kandideeris lubadusega, et Lähis-Idas ei tule lõputuid sõdu. Me mäletame, et Bushi administratsioon, teine Bushi administratsioon, jättis Iisraeli pikaks ajaks Iraaki ja Afganistani lõksu. Mida Trump üritab öelda on see, et tegemist oli operatsiooniga. See oli 5 või 6 nädalane operatsioon, mis on vähem kui 60 päeva, mille jooksul presidendil on võimalik rünnakuid läbi viia, ilma et peaks läbima esindajate koja või senati. Ja see on võib-olla üks põhjusi, miks Trump on olnud seotud selle pikendatud relvarahuga, et kui Ameerika Ühendriigid peaksid tõesti Iraani uuesti ründama, siis ta nimetab selle operatsiooni ümber. See ei ole enam Epic Fury, vaid midagi muud. See saab olema teine erioperatsioon ja see ei kesta rohkem kui 60 päeva. Nii saab Trump tegutseda ilma, et ta rikuks siin kongressi volitusi. Aga jällegi, see on lihtsalt märk sellest, et Trumpi sõda Iraanis, eriti kui seda nähakse kasulikuna Iisraelile, ei ole Ameerika Ühendriikides iseenesest populaarne. Nii demokraatide seas, kes on progressiivsed ja on juba pikka aega Iisraeli vastu kampaaniat teinud, kui ka isolatsionistlike vabariiklaste seas, kes teadagi ei taha selles osaleda. Tundub nagu Netanyahu oleks see saba, mis koera liputab ja veenab Trumpi, et just seda on tal vaja teha, ning et ta peaks Ameerika Ühendriike selles suunas liigutama. Sõjaväge kasutama teadagi selleks, mida nad näevad Iisraeli otsese kasuna. Nüüd, jälle, ma arvan, et on tõesti väga oluline märkida seda, millest me mõni minut tagasi rääkisime. Me pole näinud, et Iraan oleks Iisraeli pihta tulistanud. Kui toimus see rünnak laevale, mis liikus läbi Pärsia lahe, siis vasturünnak oli suunatud Kuveidi lennujaama vastu. See oli suunatud Bahreini vastu. Tead, Iraan on oht kogu piirkonnale, eks? Nad ohustavad ülemaailmset laevaliiklust Hormuzi väinas, mis mõjutab teadagi paljusid riike, sealhulgas eelkõige Ameerika liitlasi Pärsia lahes. Kuid veelgi rohkem droone ja rakette tulistati Ameerika liitlaste pihta Lähis-Idas ning kogu sõja vältel tulistati neid ka Iisraeli pihta. Tead, Iraan on destabiliseerinud Iraagi, on destabiliseerinud Süüria. Me rääkisime varem sellest, kuidas Iraan on täielikult destabiliseerinud Liibanoni, mis on muutunud läbihukkunud riigiks. Nad on destabiliseerinud Jeemeni. See ohustab saudisid, see ohustab neid ja ilmselgelt on nad destabiliseerinud Gaza. Nii et tead, see olukord Iraaniga on selline, millega Ameerika Ühendriigid minu arvates tegelesid täiesti õigustatud. Ja see on Ameerika huvides vähemalt sama palju kui Iisraeli huvides. Aga see ei tähenda, et see oleks Ameerika Ühendriikides populaarne. Siin on vabariiklikus parteis isolatsioniste, kes on isegi valmis demokraatidega koostööd tegema, kui see tähendab president Trumpi takistamist Iraani vastu tegutsemast. Jätkub, aga see on kõik, milleks meil täna aega on selle nädala Jeruusalemm minuti saates JNS TV-s. Josh Heston, JNS-i korrespondent, koos tegevjuhi Alex Traimaniga. Tahaksin tänada inimesi, kes töötavad JNS TV telgitagustes. Saatke meile super thanks. Tellige kindlasti külastage JNS TV-d kogu selle suurepärase sisu jaoks ning jns.org, et saada kogu värskemat uudist Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin saates Jeruusalemm minut ainult JNS TV-s.